Maria sai keset tööpäeva kõne tundmatult Eesti numbrilt ja helistaja soovis talle tutvustada väga sobivat investeerimisvõimalust. Maria oli kuulnud levivatest petuskeemidest, kus samasugust teenust pakutakse ja otsustas selle kõne lõpetada ilma edasi kuulamata. Järgmisel päeval sai Maria uue telefonikõne juba järgmiselt Eesti tundmatult numbrilt ja helistaja tutvustas ennast kui eelmisel päeval kõne sooritanud isiku ülemust. Ta soovis teada, kas eelmisel päeval toimunud kõne ei olnud piisavalt professionaalne ja huvipakkuv ja uuris, et miks Maria selle ära katkestas. Maria tundis veidi süütunnet ja jäi kuulama edasist müügijuttu. Kõne käigus veenis helistaja Mariat, et tegemist on väga soliidse ettevõttega ja suutis Marias äratada usalduse selle ettevõtte teenuste ehk siis investeeringute vastu. Kõne lõpuks otsustas Maria oma tütre ülikooli õpinguteks kõrvale pandud raha investeerida pakutud lahendusse. Mõni aeg hiljem soovis Maria uurida, kuidas tema investeeringul läinud on. Kahjuks sellel hetkel enam selle ettevõtte koduleht ei olnud leitav ja loomulikult oli ka koos sellega Maria raha kadunud. Nagu Maria juhtum meile näitas, on petturid väga head manipulaatorid ja suudavad inimese tähelepanu peateemalt kõrvale juhtida. Sellise olulise otsuse nagu investeering tegemise juures tuleks võtta rahulikult aega ja uurida ka teenusepakkuja tausta.